Pihta hakkama. Enam-vähem. Mõned grupid siin olid juba enne valmis, et äkki siis nemad alustavad. Et kes võiks olla see esimene grupp, kes tahab rääkida oma ideest? Teie seal? Suurepärane. Välja kolm ideed, mis oleks meditsiiniliste puutepunkt oleks radioloogias. Et sellest osaliselt räägiti ka juba sellest direktni ettekandest, et kui tehakse röntgenpilte ja kui tehakse kompuutertomograafilist uuringut, sellest uuringust on võimalik kindla tarkvara abil radioloogil teha 3D kujutis sellest keha osas, milles uuring on tehtud. Ja siis kineti kaudu on siis võimalik seda uuringut näiteks opi ajal siis kindaid ära võtmata juhtida ja liigutada siis käte abil. Ja see võiks olla eriti kasulik näiteks ortopeedias, et kus on sellised killulised hulgimurrud, milles siis on tehtud kompuutertomograafiline uuring, mida ka tehakse praegu tänapäeval, milles siis väga tihti tehaksegi see 3D simulatsioon, aga mis nüüd vahepealt on puudu, on see kinet, et siis kui opi ajal tahetakse seda vaadata või vahetult enne opi, siis seda gruppilist taktika planeeritakse, kus kohta teha lõiked, missugust lähenemist kasutada, et selle visualiseerimiseks oleks siis selle rakenduse praktilisem laialdasem kasutamine võib-olla kasulik. Teine punkt oleks, millele me jõudsime, on Skype'i järelkonsultatsioon. Ehk siis mitte selline esmane või põhilisem arsti-patsiendi vastuvõtu läbiviimise vorm, vaid just selline, et kui on näiteks praegusel talvisel ajal on palju traumasid, kas siis sõltuvalt siis sellest vigastusest, kas siis see ravi on siis konservatiivne kipsiga või operatiivne, siis on teatud aeg on see siis immobilisatsioon ravi. Pärast seda, kui see kips ära võetakse, siis algab järelravi, taastusravi, hoopis taastusravi arsti juhendamisel. Ja siis Skype'i konsultatsioon võikski olla just mingi teatud aeg pärast seda järelravi, kus siis põhimõtteliselt patsient siis saab öelda, et kas ta tunneb, et läheb paremaks seda tema see endisele lähedane elukvaliteet ja liigese funktsioon on taastumas ja võib-olla näitab end Skype'i käigus ette ka oma liigutust, amplituudi ja ulatust. Ja kui see on positiivne, siis nendel juhtudel, kui see on positiivne, see võtab ära selle aja ja ressurssi, mis kulub patsiendile, et sõita haiglasse ja arsti vastuvõtule, pluss siis kogu see haiglapoolne vastuvõtu kabineti töös hoidmine. Ja juhul, kui see järelravi kulg ei ole nii soodus, siis saab selle sama Skype'i konsultatsiooni abil seda öelda ning siis panna uus aeg siis reaalseks kabineti vastuvõtuks ja edasiseks käsitluseks. Ja siis kolmandast äkki saan. Üks mõte oli veel, et võiks kasutada mingisugust natukene patsiendile kättesaadavat võimalust krooniliste haiguste jälgimiseks, et praegu on väga levinud näiteks diabeet ja hüperlipidemia, eks ole, et mida patsient saaks mille kulu saaks patsiendi ise seda, et ta saaks koduste vahenditega näiteks igapäevaselt vereglükoosi või näiteks kolesterooli ja saab mingisuguse graafiku selle abil, mis annaks võib-olla natukene parema ülevaate haiguse kulust ajas. Selge, suur aitäh. Kas teistel rühmadel on äkki mingi täiendusi, mingeid mõtteid, kommentaare? Ei ole? Ja siis teeme suur aplausi. Nii, kes võiks olla järgmine grupp? Teie siin olid vist rohkem vaid mida?
Ei taha? No nii. Kõigepealt analüüsisime rohkemalt seda, et mis on juba tehtud, et mis on olemas juba tänane IT ja arstiteaduse need puutepunktid ja mis on üks kõige lahedam asi, mis on välja mõeldud meie arvates, on siis myomeeter. Kas teate, mis see on? See on selline seadeldis, millega saab mõõta lihaseid kuidagi. Ma ei saa õppearsti. Lihast on. Jah, just. Ehk et see on selline vastatu suurune seadeldis, mis pannakse lihas peale ja siis ta välistab seda lihast natukene ja siis mõõdab vastavalt selle lihase vastupanule siis seda lihastoonust. Et seda kasutatakse siis selle jaoks, et mõõta astronautide lihaste tervist põhimõtteliselt. Siis räägi sina sellest. Selline asi on praegu kasutusel nagu e-haiguslugu ja sellist sama näide, mida sa tõid ka, paljud arstid, vanemad arstid nad kas ei viitsi või nad ei oskagi väga kiiresti kirjutada klaviatuuriga. Seega on meie arvates, mis tuleks nagu kasuks ja kiirendaks oluliselt seda protsessi, et kanda kõik andmed nagu andmebaasidesse. Oleks siis see, kui arstid saaksid need andmed sinna sisse lugeda. Ehk siis midagi taolist nagu häältuvastus näiteks, et mis siis näiteks arst loeb diagnoosi või siis patsiendi nagu probleemid loeb nagu sisse, siis sellest tuleb nagu kirjalikult näite. Siinkohal ma tahan öelda, et sellel samal Kinectil on muideks väga ingliskeelselt on väga hea voice recognition, ehk siis see on juba täiesti mõeldav. Aga pole jätka. Ja siis on meil veel punkte tegelikult, millest ma ei oska praegu rääkida. Aga kes räägib lühidalt, võite lihtsalt kokku võtta, et mis enam oli teie mõte? Okei, põhimõtteliselt meil on siin kirjas Terminaator. Ehk siis me mõtlesime, et tehnika abil saaks teha siis ka nagu taastusravi ja inimestele lisades nagu selliseid püsivaid tehnoloogilisi lahendusi, mis aitavad neil näiteks paremini kõndida või praegu näiteks on kasutusel need tehisliigesed, aga milleks mitte ka kogu nagu tehisjalg, mille liikuvus siis nagu sarnaneks väga palju, mille liikuvus oleks nagu anatoomiliselt siis võimalikult korrektne. See võib-olla lisaks, et tehissüda juba tehti ära. Jah, inimene elas sellega täiesti, mis suri mingi teise haiguse taga ja iroonia. Siis oli meil veel sama mõte, et aju nagu siis nende elektromagnetiliste lainete abil juhtida võimalik IT-süsteeme alates ratastoolidest kuni mängudeni, ei tea, millegi veel. Siis plaanisime ka nanorobotid panna saatel Eleringesse. Me ei olnud kindel, kas see lahendus on juba kasutusel või mitte, aga ühesõnaga sellega saaks siis nagu täpselt saata ravimid siis õigetesse kohtadesse organismis. Ja siis on meil kirjas selline asi nagu SmartBot, mis vist ka tegelikult on olemas juba, aga mida saaks kindlasti täiustada on see, et see on nagu WC-bot siis ja see muudab vastavaid markereid sinu uriinis ja väljaheidetes ja siis annab sellest nagu teada, kui
kui need muutused seal on nagu haiguslikud. No selge, suur aitäh teile! No nii, kes on järgmine? Siis kirjeldasime ühte ideed, mis on nagu juba varem olemas ja 4 ideed, mis siis saavad kunagi olema, kui me nüüd hakkame selle kallal tööd tegema. Et meie see olemasoleva kirjeldus siis nii-öelda räägib kuulmisaparaatidest. Kuulmisaparaatid on mitte lihtsad asjad, et need ei ole lihtsalt see, et on kuskil kõrval mingi mikker ja siis läheb sinna kõrva kuskil valjuhääldi. Et kuna patsiendi nii-öelda kuulmiskahjustus ei ole kunagi nii-öelda erinevalt sagedeste osas sama või et pahatihti ei ole, siis nii-öelda peetakse õigeks, et lihtsalt ei võimaldada hästi valimatult kõike. Ühesõnaga, tänapäeva kuulmisaparaat on sellist hästi kallid seadelist, kus on mingi mikroprotsessor sees, mis siis teeb mingisuguseid Fourier teisendusi ja muud kraami, filtreerib seda heli, tõstab seda vajalikuks sageduseks. See põhimõtteliselt töötab mingisugune equalizer ja nende pealt teenitakse päris kõvasti raha tänapäeval. Sest puhtalt sellepärast, et siis nii-öelda ajumid segadus täpselt sama nagu meie kana vale tugevused prille. Siis üks asi, mis võiks tulevikus olema, see ei ole minu idee ega kellegi meie idee, vaid ma varastasin selle keeletehnoloogia postisessioonid ja see on automaatreaktoloogia. Et tänapäeval on ju nii-öelda radioloogide üks väga tähtis nii-öelda tööülesanne töö juures on siis kirjeldada ära mingisugust näiteks röntgenipilte. Ja see on niisugune suhteliselt tänavate töö, et ühesõnaga ta on suhteliselt tihti sarnane. Et ma ise olen vaadanud kuskil nii-öelda draamamuutis, eks seisundi vaadanud, eks mingisugust enam täpselt samasugust nii-öelda mingi traumalis röntgenipilt, eks samal päeval 2 eri patsienti. Ja põhimõtteliselt on olemas tehnoloogia, mis võimaldab nii-öelda Tartust Tallinnas seda tegelikult tehtud nagu suhteliselt sõltumatult. Et on tehtud niisugune nii-öelda programm, kus öeldakse ette lihtsalt terve hunnik röntgenipilte ja neid nii-öelda kirjeldus, mis aastat on kirjutatud seda arvutisse. Ja see programmus 95% täpsusega kirjeldada suvalist röntgenipilti, mis siis võiks radioloogiat päris palju tööd ära võtta, mis on niisugune tänavatu ja suhteliselt igav. Jätkub. See on esimene idee. Et teine idee oleks siis meil seoses ühe refleksiga, millega saab tavaliselt määrata kesknärvisüsteemi kahjustust. Et selle refleksi võetakse jalad alla alt, tõmmatakse näiteks pastakaga niimoodi siit jalakumeruse välimselt poolelt. Ja põhimõtteliselt selle katse selline nõrk koht või mida paljud arstid ei suuda teha, on see, et seda katset tõlgendada õigesti, et kuidas selle tulemus on. Sest kui tõmmata jalad alla, siis patsient võib näiteks tõmmata jala eemale, tähendab tavaliselt kõhu poole, ta võib jalad anda niimoodi ülespoole tõmmata ja sellega koos kõiki varbaid. Aga selle testi õnnestumiseks või positiivseks tulemuseks loetakse ainult siis, kui suur varvas liigub üles. Et see, et suur varvas liigub üles, tingib ka selle, et selline kõõlus siin jala peal liigub ka ülespoole nahapinnast. Et me siis põhimõtteliselt mõtlesime välja, et võiks olla niisugune riht, mis on rõhutundlik ja siis see mõõdab, et kas see kõõlus tõuseb ülespoole või mitte. Ja see oleks nagu väga lihtne lahendus, kuidas seda testi positiivseks või negatiivseks lugeda. Ja säästaks arsti sellest, et ta peab iga nurga alt jalga vaatama ja nägema, kas see kõõlus tõuseb või mitte. Siis meie järgmine idee on siis see tänapäeval on nii-öelda erinevate arstide ohtude manustamiseks on selline seadne perfuusel, mis teeb seda siis nii-öelda ajajooksul mõõdetud koguses. Et tavaliselt on nüüd kuskil sellises draamamuutis jälle või haigla nii-öelda režiimide peal suhteliselt tavalist asjad, et arst ei pea nagu jälgima seda pidada, et masin võtab mingisuguse kogus ette, eks, võtab mingisuguse aja ette, eks, ja siis manustab seda vastavat ravimit. Et mis on probleem on see, et on suured siuksed kastid, et neid ei anna nagu väga kaasas kanda ja mida me tahaks teha on see, et meil oleks selline kaaskantav perfuusor, mis tõesti olekski kuskil inimese käe küljes ja oskaks nii-enda manustada neid ravimid näiteks ilma see, et mees peaks siukest kasti kaasas kandma. Ja see on niisugune, mis seal praegu taktis on ilmselt see, et ühelt poolt on niisugune ravimitööstus ja siis meditsiiniseadete tööstus on tegelikult suhteliselt niisugune monopoliseerunud, et keegi ei viisi niisugust asja tegema hakkab. Teine pool on siis need nii-öelda infotehnoloogilist taktisest, mida siis kindlasti nii-öelda IT-osalus selles asjas võiks siis ravida. Ja meie viimane, aga sugugi mitte kõige halvem idee on veeniseina pandav kiip, mis pannakse kõikidele vastsündinutele veeniseina ja siis see mõõdab kogu nende elu jooksul verest näitajaid, näiteks glükoosi, mis on üpris oluline. Et need andmed võiksid jõuda näiteks perearstini, sest igal isikul on perearst ja siis see perearst näiteks monitoorib tema glükoosisisaldust veres ja võib tuvastada diabeeti varakult.
see on kõik. Selge, suur aitäh! Nii, meil on mõned grupid veel jäänud, kes tahab sõna võtta? Mul on rääkides. Meie esimene idee, mis me võtsime, oli see, et kui vaadata tänapäeval ringi, siis inimesed käivad jõusaalides ja teevad seal igast harjutusi, värki mõtlevad, treenivad ennast ilgelt hästi, aga tegelikult nad teevad seal ka vigastusi omajagu, et mina olen kuulnud palju inimesi, kes käivad enne kõik korras, käivad jõusaalis, pool aastat ära, pärast selg valutab või käsi valutab või mis iganes asju. Ja siin oli just tänane see Xboxi idee, et väga kihvt oleks minna kohe kas väriteena, minge jõusaali, pakkuge neil selline teenus välja, pange, näete meie asja sinna üles näiteks tõstmispingi juurde ja see jälgite ja asendite, karjute ja teete midagi valesti, paned kas või monitori sinna juurde. Ja väga palju, ma arvan, läheks füsioteraapia töödelemaks. Siis teine nüüd läks natuke juba selliseks ulmeks, mis, no mitte päris ulmeks, tegelikult on tänapäeval võimalik, aga tõenäoliselt praegu veel ei ole praktiline, on kas hologrammi laadne või mingisugune mudel, mis aitaks õppida inimese lihaseid, kas või vereringet, näiteks kuidas nagu, ütleme, organismis kõik need asjad liiguvad, kuidas sul lihased töötavad, kui oma jalga liigutan näiteks selle hologrammi peal, saan alati ülevalt igat pidi uurida seda ja võtta näiteks nahka või mis iganes maha. Siis järgmine idee oli, see oli nüüd sellest apist, mis me nägime seal, kus kuulati kopse, et sarnast asja saab ka väga edukalt näiteks südame kuulamiseks kasutada või kuskile mujale. Ja siis üks idee oli veel, et alati ikka mingi käsiraamat oleks võiks olla mingi käsiraamat, mis ongi meditsiini mingi põhilised juhtumid, mis näiteks kas või kodus juhtub või kusagil väljas, näiteks keegi on uppumas. Et kuidas siis käituda kohe esimeseks? Uppumas siis. Välja tuua sealt teest ja et kuidas siis käituda, et vist mingid lõikkaavad ka olen, kui mingi sügav, et näiteks verd pritsib, et mida siis tegema peaksid sellega. Et selles mõttes siuke käsiraamat väike. Aga natuke hästi lihtne, et sul on pildid, seal 6 pilti, valid ühe ära, ja luumurg või mis iganes, valid ära 3 sammu, et sul oleks kiiresti mingi info käes. Selge, suurepärane, teeme veel aplausi. Mul on nüüd 2 gruppi vist on jäänud veel seal taga. Meil oli 2 suurt ideed, üks oli tenisorganid, millest juba räägiti, ja teiseks oleks siis Kinectiga juhitav robot, et siis arst ei pea otse kohal olema, saab teha Kinecti kaameras ükskõik, mida ta tahab teha patsiendiga ja ta võib olla kas või teises riigis samal ajal, kui ta lihtsalt parasjagu ei saa olla kohal. Äkki ta on spetsialist, keda on vaja kuskil mujal samal ajal. Ja selle juures oli hästi oluline see, et kui on näiteks ohtlikult nakkav patsient, et nagu kaitsta personali infektsioonist. Ehk siis, kui te ei taha kohal olla. Nii, suurepärane. Teeme aplausi. Ja meie viimane grupp, kas te tulite ka mõnele mõttele? Ma olen puhta lehega. Te olete puhta lehega. Te ei soovi ette kanda? Meil ei saa rääkida, me võime kirja nagu neid, mida me juba teame, aga meil uusi ei tulnud. Teil on nii võib-olla teile neid salajast mõtted, et te tahate nagu... Me juba mõtlesime, et ma arvan, et meil tuli tõesti nii geniaalne idee, et... tahaks selle ise ära teha, me ei tahaks, et see Oliveri kaamera. No selge. Ma võin kaamera kinni ka panna. Ja kedagi me sundima ei hakka, et siis ma arvan, et... Jah, mul on. Jah, mul on veel üks suurt, et kui tuli kogu selle ajal. Üks põhiprobleem, mis meil praegu on see, et nagu informaatikutki räägivad, et arstid trükivad aeglaselt või ei oska üldse hästi trükkida. Ja arstide probleem on see, et kogu see infotehnoloogiline, see e-haiguslugu, et see on nii kohutavalt aeglane, mis viib alla seda ambulatoorsete vastuvõttude läbilaskevõimet ja kõike. Et kui meil on konstantne parameeter, on konkreetselt selle arvutiprotsessor või see jõudlus, mis seal arsti kabinetis on, et see on seal ilmselt ikkagi aastateks ostetud. Ja seda andmehulka järjest suureneb iga vastuvõtuga, iga päevaga. Ja nüüd on see, et mina sellest informaatikast ja sellest vallast väga palju ei tea, aga ütleme, oma koduarvutis on võimalik kasutada erinevaid failide kokkupakkimise programme, mis võtavad vähe ruumi. Et kui oleks
lihtsalt mingeid ideid, et seda andmehulka mingil määral kokku pakkida, et see liikumiskiirus oleks suurem ja see läbilaskevõime, sest et arst ei, ütleme, programmeerija mõtleb ainult oma sellele programmile ja nendele võimalustele, kuidas seda programmi kasutada ja tema arvates on see, aga arst mõtleb konkreetselt sellele patsiendile, haigustele, sümptomitele ja ravile ja see on põhiline. Ja et need kaks kokku panna, siis see programm peaks liikuma kiiresti. Et see oleks, ütleme, nagu see arstide poolne soov, kuidas seda teha, ma ei tea, aga võib-olla lihtsalt selline mingisugune kokkupakkimise variant, et oleks võimalik. Siin kui sa rääkisid praegu arvuti enda jõudlusest, siis tegelikult muidugi võib-olla teised IT-inimesed kas toetavad lükkavad ümber, aga minu arust on siin küsimus selles, et nad ei ole, andmed ei ole sul arvutis, vaid need on serveris tegelikult ja küsimus on ikkagist nende ühenduste kiirustesse ja serveri võimekusse, ehk siis kui kiiresti suudab server neid töötada, mitte see konkreetne arvuti. Aga kas server ei baseeru ühes arvutis kusagil? No jah, selles suhtes, mitte see, et oluline ei ole selles suhtes, et iga perearsti enda arvuti, seal on ka mingid miinimumnõuded, aga küsimus on pigem serverite jõudluses ja mis andmemaht sinna läheb ja lõppude lõpuks jääb, seal on nagu väga suur hulk lihtsalt selles rahas, et kui kõvad serverid sinna taha panna ja see on see küsimus. Kui see on selline konstantne piiratud ressurss, et siis see programm, mis selles serveris jookseb, et seda info hulka õnnest optimeerida, jah. Selle kohal on ei, üks selle lahti pakkumise koha pealt, et oletame, et server saadab sulle arvutisse selle kokku pakitud faili ja sinu arvutis see fail, mis on, hakatakse seal lahti pakkima. See võtab omakorda jõudlust veel vähemaks ja kui see fail hakatakse veel kokku pakkima ja uuesti tagasi saatma, see on omakorda jälle üks jõudluse raiskamine nii-öelda. Samas üldiselt on enam kõik need IT-lahendused on piiratud mitte need protsessi jõudlused poole pealt, vaid see on võrgu läbilaskuse poole pealt, et saadab pakit andmeid on oluliselt parem kui nii-öelda saadab pakivad andmeid ja lootad siis läheb kiiremini. Valguskaabel on siin lahendus. See oli pärane, meil oli probleeme lihtsalt lahendus, eks ole. Ega ma arvan, et kõik said nüüd parasjagu igasugu toredaid mõtteid ja kui te tahate veel üksteisega midagi arutada, siis nüüd algab just see aeg. Aga ma tänan, et te nii aktiivselt osa võtsite ja viitsisite kaasa mõelda. Ja nüüd on teil siis võimalus mängida Kinecti. On erinevad mängud erinevates klassides üleval, et käia erinevates klassides ringi. Samamoodi on võimalik proovida siin elustamisnuku peal elustamist ja see nuku külge pandud masin näitab teile ka ära, et kas te ka õigesti elustate. Kõrvalklassis on võimalik vererõhku lasta endal mõõta ning kõige tagumises klassis toimub sidumisvõistlus ning toimub ka klaviatuuri lahtivõtmise võistlus. Et sidumisvõistluse jaoks katsuge ennast teile paaril IT-tudeng ja arstitudeng klaviatuurivõistlusele, mis võib üksi minna või kahekesti. Ikka kahekesi samamoodi, aga jah. Aga soovitatav oleks isegi ka kohustuslik, et te ei lähe samale võistlusele sama inimesega. No selles mõttes me ütlike väga neid paaril. Et te lihtsalt, et jah, aga ja auhinnad on ka olemas. Auhinnad on ka olemas, et ärge siis ärga minge kohe varsti, et auhinnad loosime pisut hiljem, kella 10 toimub hiigeloosimine. Veidi pärast seda loosime ka, või anname ka muid auhinnaid. Kõige nautige õhtut ja kui teil on veel mingid küsimusi, siis tulge küsige ja olge tublid.